kas mul on keegi, kellega ma regulaarselt põrgatan oma sisemaailmas toimuvad nagu mõtteid, sest me kõik oleme ju kogenud seda, et tihti teise inimesega rääkimise eelis ei ole mitte see, et sa saad rääkida, vaid eelis on see, et keegi kuulab, mis tähendab seda, et mitte teise inimese kuulamine ei ole see, mis aitab, vaid on see, et sa saad rääkida ja siis saad selgema pildi, sest on avastatud seda, et oma ette peas vaikselt me ei suuda probleeme lahendada. Sest meie mõtted lähevad samal ajal, kui me hakkame probleemile mõtlema ka muudele teemadele. Kui sa kellelegi räägid, sa ei saa hakata rääkima muudest teemadest, sa püsid nagu selles teemas. Seega enese väljendamine või siis kirjutamine on ülioluline seepärast, et see tekitab üks oma kogemuse nagu metakognitiivsus. Metakognitiivsus on lahe asi, mida see tähendab, on see, et kui sa räägid kellelegi midagi, näiteks sõbraga või coachiga või mentoriga või äripartneriga ja ta kuulab sind, siis ei kuula ju ainult tema sind, vaid kuulab üks inimene veel. Kes? Sina ise. Ja see ongi metakognitiivsus, ehk sa räägid oma kognitiivselt ehk peas olevaid mõtteid ja samas kuuled, mida sa räägid. Ehk see on kognitiivsus, mis jälgib kognitiivsus, sama on kirjutamisega. Kui sa kirjutad, siis sa näed silmad, paned oma mõtteid kirja, ehk sa paned kirja see, millest sa mõtled, aga sa vaatad seda, mida sa mõtled, ehk sul on 2 mõtlejat korraga, mis muudab nagu sinu võimekust leida uusi perspektiive.